kõik on hästi. Hurraa! Peaks nüüd kenasti salvestama meie tänast infotundi ja saame täpsemalt nähtamatute loomade 3 tööpakkumise teemaga edasi minna. Mina olen Kristiina Mering, nähtamatute loomade asutaja ja tegevjuht ja pärast räägib Mari-Liis Jaik, kes on siis nähtamatute loomade kanade heaolu kampaania juht. Kuidas tänane infotund üles on ehitatud? Tutvustame siis organisatsiooni kultuuri, mis nähtamatutes loomades on hästi suur ja oluline teema, mille üle me väga uhked oleme, sest me näeme sellega palju vaeva, et nähtamatud loomad oleks koht, kus oleks hea töötada ja mis organisatsioonina tooks loomade aitamiseks võimalikult palju tulemusi. Räägin põgusalt nähtamatute loomade kampaaniatest ja tegevustest, millega me tegeleme, et te saaksite rohkem kursis olla, millega siis nähtamatud loomad igapäevatöös tegeleb ja siis lähme 3 ametikoha kirjelduste juurde ja lõpus olete väga teretulnud küsimusi küsima, et saaksime kõik olulised teemad kaetud. Paari sõnaga minust. Olen siis, nagu ma mainisin, nähtamatute loomade asutaja tegevjuht. Nähtamatud loomad asutasin siis 2017 juunikuus, aga olen muidu loomade heaolu valdkonnas tegutsenud nii umbes 17 aastat, nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Olen ka muide Loomuse üks asutajatest ja enne seda Liikumise loomade nimel aktiivne liige ja kuidas see on, et kogu karjäär on sisuliselt seotud olnud loomade heaolu valdkonnaga ja loomade aitamisega ja seni ei ole olnud põhjust seda valikut kahetseda. Töö ei ole lihtne, aga pigem motivatsioon aastatega kasvab ja eesmärk on just ka see, et nähtamatutes loomades luua see kultuur, kus inimesed tahaksid anda endast parima, areneda veel paremaks, et loomi võimalikult tõhusalt aidata. Mu enda taust on sotsioloogias, mis on olnud hästi kasulik selleks, et paremini mõista ühiskonda, mida me tahame muuta. Ja hobides siis üritan hoida tempot, et lugeda vähemalt raamatu nädalas, mis on olnud samamoodi just informatiivse aktivismi lähenemise poolt hästi oluline, et nähtamatutes loomades me räägime raamatu lugemisest veel, aga praegu on süsteem selline, et töötajatele makstakse 1 tunni raamatu lugemise eest nädalas just sellesama agendaga, et julgustada enesearengut ja julgustada uute teadmiste omandamist. Nii et see on midagi, mis meid hästi iseloomustab. Räägime nähtamatute loomade organisatsioonist siis lähemalt. Nagu ma mainisin, oleme Eestis tegutsenud nüüd üle 5 aasta ja nähtamatute loomade fookuses ongi just täpselt farmiloomade heaolu parandamine ja lihatarbimise vähendamine Eestis. Oluline on välja tuua, et me ei ole veganorganisatsioon, eks ju. Me ei kutsu üles inimesi veganiteks hakkama, küll aga organisatsiooni liikmete hulgas on palju veganeid ja taimetoitlasi, ma ise kaasa arvatud, et kõik need 17 aastat, mis ma mainisin, on ilmselgelt ka mu enda valikuid väga tugevalt mõjutanud, aga strateegilises plaanis me organisatsioonina ei kommunikeeri ühiskonnale sõnumit, et kõik peavad hakkama veganiks üleöö. Ja miks see nii on, tulenebki just täpselt sellest, et me näeme, et kui me tahame aidata Eestis kannatavaid farmiloomi, keda aastas hukatakse circa 20 miljonit, siis tõhususe vaatevinklist me jõuame kaugemale, kui meie sõnum ei kutsu üles hakkama üleöö veganiks. Sest et praegused uuringud näitavad, et paraku inimestel on skeptitsism, teatud reservatsioonid, eelarvamused, mida tähendab vegantoit, mida tähendab veganiks olemine ja nii edasi. Nii et mida me saame teha, mis on tõhus, ongi kutsuda üles lihatarbimist vähendama, eelistama taimset toitu, tegema loomsete toodete hulgas paremaid valikuid, näiteks munade hulgas eelistades vabapidamise mune, liha hulgas eelistades mahe, väikekasvatuse toodangut ja selliseid ettevõtteid, kus on kindel, et loomade heaolu on väga kõrge, eks ju. Niimoodi on võimalik luua olukord, kus inimesed reaalselt muudavad oma käitumisharjumusi
step by step eelistavad teistsuguseid tooteid ja paratamatult, eks ju, et kui me räägime kõrgema heaoluga lihatoodetest, need on tunduvalt kallimad võrreldes tööstusfarmide odava masstoodanguga, mis loomade heaolu vaatevinklist on maapealne põrgu ja ma ei liialda siin. Olen käinud rohkem kui tahaks ja need on kõige õudsemad asjad, mida ma oma elus näinud olen. Nii et selles mõttes just, et saada inimesi reaalselt oma lihatarbimist vähendada, tuleb olla väga tark, nupukas ja leidlik. Ja seetõttu me ka ei kasuta vegan sõnumit, sest me näeme, et see massiefekti saavutamiseks ei pruugi olla kõige tõhusam lähenemine. On hästi tore, et Eestis on teisi organisatsioone, mis kutsuvad üles veganiks hakkama ja see on eraldi sihtrühm, mida absoluutselt tuleb targetida, adresseerida. See on väga äge ja oluline, aga nähtamatutes loomades meie sihtrühm on siis inimesed, kes ütlevadki, wow, okei, taimetoitlaseks ma ei ole nõus või ma ei ole valmis, ma ei tea, see on mingi imelik, mis kõik veel, aga no loomadest ma hoolin, on ju. Ja et me ei taha, et need inimesed vagunilt või ütleme rongist maha jääks. Me tahame ka neile pakkuda samme. Kas see on siis, et ta eelistab ühtesid mune teise asemel, vähendab lihatarbimist, ma ei tea, 1 päeva nädalas eelistab mis iganes, eks ju, sest praegune olukord on nii kriitiline loomade vaatevinklist, et me lihtsalt ei saa lubada, et inimesed loobuksid üldse mitte millegi tegemisest, on ju. Kui nad vähendavad step by step lihatarbimist, oluline, kui nad muidu siis mõne muu üleskutsega otsustada, okei, ma ei tee siis mitte midagi, on ju. Nii et see on meie lähenemine in a nutshell põhimõtteliselt. Ja nähtamatute loomade tegevuse planeerimisel me suuname ressursid sinna, kus need kõige rohkem kannatusi leevendavad. See tähendabki just seda, et meie jaoks ei ole kannatus ja kannatus võrdne, vaid on uuritud ka näiteks seda, et erinevad farmiloomad erinevate loomsete toodete tootmisel kannatavad erinevalt. Miks meil kanade heaolu kampaania on superoluline fookus, on see, et puurikanade kannatused on kõikidest farmiloomadest ühed kõige intensiivsemad ja seetõttu on ka eriti kriitiline, et me suunaks oma ressursid sinna, kus loomad, linnud kõige enam kannatavad, eks ju. Ja seetõttu needsamad uuringud, mis ongi uurinud just, et võtame, ma ei tea, veis, siga, kana, vutt, lammas, kes kõik veel. Neil loomadel on erinevad liigiomased vajadused, erinevad pidamistingimused ja nii edasi. Ja mis praegu tuuaksegi välja, et näiteks võib-olla vabapidamisel veisel, olgugi, et ka temal on, eks ju, lõpp on õudne, see saab asju paremini teha, mis kõik veel, aga tema elu on tunduvalt väiksema kannatusega võrreldes siis loomadega, keda peetakse tööstusfarmide, puurides, ruumikitsikuses, seasulgudes ja nii edasi. Nii et meie fookus on olla seal, kus loomad kõige rohkem kannatavad ja kus, olgem ausad, mitte keegi ei aita neid. Nii et tegevusi planeerides me ei lähtu mitte ainult, eks ju, intuitsioonist või sellest, et see oleks tore kampaania või midagi sellist, vaid meile on oluline leevendada kannatusi seal, kus me saame kõige rohkem head teha, eks ju. Ja sellesama mõttega seonduvalt paigutub nähtamatud loomade efektiivse altruismi liikumisse, mis on siis selline filosoofiline ja praktiline koolkond, mis küsibki just küsimusi, et meil kõigil on piiratud ressursid, võtame nähtamatud loomade organisatsioonina, eks ju, piiratud hulk inimesi, piiratud hulk raha, piiratud hulk aega ja nii edasi. Kuidas teha nii, et kõik need ressursid, mis meil on, me kasutaks neid viisil, mis aitavad kõige rohkem loomi, on ju. Ja sealt tulebki näiteks, et terve hulk analüüse, mis on tehtud avalikest kampaaniatest, toovad välja, et läks palju raha, aga ei toonud palju positiivseid tulemusi tagasi. Ja näiteks osad näited ongi, mis ma enne mainisin ka, et miks nähtamatud loomad vegan sõnumit ei levita, eks ju. Praegu me näemegi, et sa võid panna tohu ja raha 10 000 eurosid turunduskampaania alla ja lihtsalt ühiskond veel ei ole valmis nii suurt shifti tegema, on ju. Versus sa teed teistsuguse algatuse, kutsudki üles, et ma ei tea, kui ostad liha, jälgi päritolu ja osta seda, kus on ülikõrge heaolu või kui ostad mune, osta vabapidamissüsteemidest või hakka pidama lihavaba päeva, mis kõik veel ja palju suurem hulk inimesi tuleb kaasa.
on ju. Ja huvitav ongi see, et tuleb, ühesõnaga, et kui inimene hakkab veganiks, siis ta aitab, on ju, teatud arvu loomi, aga veganiks on valmis hakkama tunduvalt väiksem hulk inimesi. Ja kui me võrdleme siis teisi üleskutseid, mis puudutavadki kõrgema heaoluga toodete eelistamist või lihatarbimise vähendamist, tuleb kaasa suurem hulk inimesi ja nende kogumõju on selle võrra ka nii palju suurem. Nii et see on just täpselt see, kuidas me oma töös lähtume, et me ei taha olla mingi väike kitsas kultus, me ei taha mingit kitsast väikest kogukonda teha. Me tahame suurt mõju, me tahame aidata palju loomi, sest et neid loomi, kes vajavad meie abi ja kes kannatavad, on lihtsalt, no vabandust, aga nii retsilt palju. Te saate aru, nagu loomasõbrana ma pean kasutama seda väljendit, kui me räägime 20 miljonist Eestis aastas hukatavast farmiloomast, on ju. Ja sealt tulebki see motivatsioon just, et panna kõrvale võib-olla enda mingisugused isiklikud kalduvusmõtlemised või mis kõik veel on ju, et ma ei tea, mulle ka näiteks väga lambad meeldivad isiklikul tasandil, mis kõik veel, mulle meeldib nende lõhn ja nad on nii toredad ja puha, aga praegused uuringud näitavad, et lammaste pidamistingimused ja nii edasi ei ole kõige suurem kriitilisem probleem, on ju. Nii et seetõttu me pigem ei suuna oma energiat sinna ja suuname pigem kas kanadele või sigadele, kelle elutingimused on lihtsalt kardinaalselt vastuolus sellega, mida üks loom heaoluks vajab. Nii et see on meie lähenemine ka efektiivsele altruismile, on ju, et me suuname ressursid sinna, kus kõige rohkem saab kasu tuua. Nähtamatute loomade teemadel veel edasi minnes, et kanade heaolu kampaaniaga oleme tänaseks mõjutanud circa 200 000 linnu heaolu. See tähendab seda, et kõik ettevõtted, kes nähtamatute loomade korporatiivtöös on liitunud meie algatusega aastaks 2025 minna üle vabapidamissüsteemidest pärit munadele. Me saame teha kalkulatsioonid, kui palju mune see ettevõte kasutab, kui palju kanu on vaja, et muneda see hulk mune ja seega me saamegi arvutada, et nii väga tore, saime kampa Rimi ja Rimi mõjutab on ju nii paljude tuhandete lindude heaolu ja need firmad kokku on umbes 200 000 lindu. Taimne teisipäev umbes 200 koolis lasteaias säästab üle 200 000 looma elu ühes aastas. Meie Taimse teisipäeva kooliprogramm, mille üks tööpakkumine praegu on ka laual ja millest ma hiljem räägin täpsemalt, tegutsebki siis, eks ju, selle eesmärgiga, et teisipäeviti koolides ja lasteaedades lapsed söövad taimset koolilõunat. Ja kui kalkuleerida siis iga toidukorra mõju, kust liha on välja jäetud ja selle asemel kasutatud taimseid komponente, siis kokku see tähendab, et igas aastas praeguste tulemustega säästame juba 200 000 looma, on ju. Ja see annab veel märku, et see on tõhus. Mis tahes muul moel on ju võib-olla, vabandust, et ma seda vegan üleskutset kogu aeg, ma igaks juhuks ütlen, ma ise olen vegan, on ju. Aga selle tõhususe pointi illustreerimiseks veel on ju, ma ütlen ausalt just, et väga raske oleks kujutada ette kampaaniat, kus me saaks neid samu numbreid, mis ma siin on ju välja olen toonud, selle üleskutsega tuua. On ju. Ja see veel toobki just, et miks me oleme oma strateegia nii suunanud, ongi fookusega kõige rohkem kannatavaid indiviide aidata. Ja meie tööst siis veel, et karusloomafarmid on Eestis keelustatud, millega me nähtamatutes loomades väga intensiivselt tegelesime ja millega ma ise alustasin enne nähtamatuid loomi juba teistes organisatsioonides ja see säästab 100 000 loomi aastas, kui tööstuse maksimumvõimekus oli ka umbes 200 000 looma aastas. Nii et see, et meil õnnestus saada seadus, mis ütlebki, et rebaste, tšintšiljade, naaritsate kasvatamine kitsastes traatpuurides ainult selle jaoks, et nende nahk nülgida, ei ole Eestis lubatud, on ju. Esiteks, see on hullult uhke tunne elada sellises riigis, mis sellise statemendi on ju ütleb. Ja teiseks, see on hästi hea tunne, sest et kuidas see on, et see võttis peaaegu 15 aastat mu elust, et see seadus saada, on ju, lõpuks see õnnestus. Ja see annab veel motti, et tasub küll targalt, nupukalt, tõhusalt tegutseda. Et ei ole nii, et see on mingi lootusetu valdkond, kus ma ei tea, mingid loomasõbrad ja hipid käivad koos ja heietavad, et kuidas asjad on nii kehvasti ja midagi kunagi ei muutu.
nähtamatud loomad näitab, et muutub küll, on ju. Kõik need mitmesajandid, tuhanded loomad ja linnud, keda siin slaidilgi välja toon, niimoodi me muudamegi asja, niimoodi me teeme maailma paremaks ja säästame neid loomi, kes väga-väga vajavad seda. Nii et see on meie puhul hästi oluline. Kampaaniate ülevaade hästi põgusalt veel, et on mainitud, eks ju, juba kanade heaolu kampaania, mis tegutseb mitmel rindel. Korporatiivsuhete peal on meil Mari-Liis, kes varsti kohe ka räägib oma tööst lähemalt. Siis on meil veel eraldi tarbijateadlikkuse suund, mille eesmärk ongi just, et võimalikult suur hulk tarbijaid teaksid, miks on väga mõistlik eelistada vabapidamissüsteemidest pärinevaid kanamune. Meil on ka praegu tänavatel välireklaamid, kus tuntud muusik Kristjan Kasearu kutsub üles eelistama puurivabu mune, nii et see on see suund, millega tarbijateadlikkuse suund tegeleb ja kolmas suund on siis koostöö avaliku sektoriga, et erinevad institutsioonid nagu Maaeluministeerium, Põllumajandus-Toiduamet, Riigikogu ja nii edasi võtaksid samamoodi seda teemat tõsiselt. Sigade heaolu kampaanias tegeleme me sellega, et lahendada Eestis supertööstusliku seakasvatuse probleemi, suurendada loomade heaolu, et lõppeks rutiinne põrsaste tuimestuseta sabade lõikamine. Teeme koostööd Maaeluministeeriumi, Põllumajandus- ja Toiduametiga ja väga palju pingutusi suuname otse seatööstusele. Nüüd aprilli alguses oleme organiseerimas üritust, kus me tutvustame meie koostatud juhendid seakasvatajatele, kuidas praktiliste sammudega suurendada loomade heaolu ja lõpetada siis see rutiinne sabade lõikamine. Meie foie gras kampaania tegutseb selle nimel, et Eestis lõppeks foie gras müük. Foie gras on pardi või hane rasvamaksa pasteet, mida valmistatakse suhteliselt julmal viisil, nuumates neid linde metalltoruga, et nad sööksid liiga palju, selle tagajärjel tekib neil superrasvunud, põhimõtteliselt haige maks, mis on delikatesstoode. Ja Eestis on selle tootmine keelatud, küll aga on müük lubatud ja see tundub meile üsna suur vastuolu, nii et selle kampaania raames olemegi näiteks suhelnud restoranidega, meil on väga populaarne petitsioon, on ju, ja tegelemegi just sellega, et teadlikkus sellest, et see ei ole lihtsalt mingi hõrk delikatess, vaid selle taust on nagu nii julm, et riigid isegi keelustavad selle tootmist, on meie oluline töö. Taimse teisipäeva kampaania kutsub üles siis lihatarbimist vähendama, taimset toitu suurendama, seal on kooliprojekt, siis on restorani kampaania ja on samamoodi tarbijateadlikkuse suund ja terve hulk just erinevaid alakampaaniaid, mis siis veel tegelevadki sellega, et taimne toit oleks midagi, mis on põnev, äge, normaalne, eks ju, ja ei ole midagi, mis on taimetoitlaste pärusmaa, vaid see on maitsev, kvaliteetne, seal on maitsvad road, head retseptid, need on põnevad tooted ja hea meelega inimesed prooviksid ja suurendaksid taimse toidu osakaalu. Ja taimne teisipäev tegelebki siis selle suure probleemiga, et eestlased söövad praegu 3-4 korda rohkem lihatooteid kui riiklikes toitumissoovitustes välja toodud. Umbes 80 kilo liha aastas keskmine eestlane sööb. Ja kuidas see on, et ühelt poolt kaasnevad sellega on ju loomade kannatused, mida Eesti tööstuslikus loomakasvatuses paraku on palju, aga teisalt kaasnevad sellega ka negatiivsed tervisemõjud inimestele. Mistõttu on taimne teisipäev nähtamatute loomade eest täiesti eraldi bränditud. Me ei rõhuta taimse teisipäeva kanalites, et see on nähtamatute loomade kampaania, sest samamoodi strateegiliselt ja tõhususe mõttes me keskendume seal inimeste tervisele, ilusale maitsvale toidule, toidutoodetele, mis kõik veel, ja me ei räägi sellel lehel loomadest. Ja ühesõnaga loomadest me räägime nähtamatute loomade lehel, on ju. Ja mõlemad lehed on selles mõttes väga suurt populaarsust kogunud, et minu teada nüüd mul ei ole värskeid andmeid, aga mõlemal peaks olema 18 000 jälgijat ja need ei kattu. Et need on nagu mingis osas kindlasti, aga mitte 100%. Nii et meil on hea meel selle üle, et taimne teisipäev on isegi nõksa populaarsem, nagu oligi arvata, sest et ei tegele nii palju superraskete teemadega, on ju.
ja Tugev taimsel kütusel on meie spordikampaania, mis on suunatud just meessoost publikule ja selles kampaanias siis osalesid noored kutid, kes teevad väga palju trenni, osad isegi professionaalsel tasemel ja kes söövad taimset toitu ja kutsuvad üles teisi ka seda tegema ja ütlevadki, et ei pea muretsema, ei teki valgu defitsiiti, mis kõik veel, kõik toitained saab kenasti kätte. Trenniga on seis hea ja see ongi, ütleme, nagu ka väga spetsiifiliselt sihtrühmastatud kampaania, kus ongi, ma ei tea, musklis mehed, kes ütlevad, et söö taimset ja rebi rauda, on ju, et väga konkreetse eesmärgiga kampaania just. Ja edukalt lõpetatud on siis karusloomafarmide keelustamine, mida ma juba mainisin ja kuidas see nüüd, me tahame samamoodi jõuda näiteks sinna, kus me saame öelda, et meie oluline eesmärk on, et Eestis lõpeks kanade puuris pidamine ja me tahamegi jõuda sinna, kus me saame öelda, et selle probleemiga me saime korda. Kanade puuris pidamine on Eestis jäänud minevikku ja asendunud siis vabapidamise süsteemidega, kus lindudel on tunduvalt kõrgem heaolu. See võtab veel hulganisti aega, palju tööd, aga me ei karda raskeid väljakutseid. Selle jaoks me olemegi nähtamatutes loomades kokku tulnud inimestena ja me otsimegi praegu 3 uut töötajat, kes samamoodi ei karda suurt väljakutset ja ei karda seda, et vahepeal on raske, vahepeal on keeruline, vahepeal on see tunne, okei, tore, kuidas me nüüd siit edasi lähme, on ju, aga meie organisatsiooni kultuur kindlasti on selline, mis toetab tiimiliikmeid nende väljakutsete lahendamisel. No nii. Vaatame organisatsiooni struktuuri. Meil on praegu tegelikult isegi 11 töötaja kohta, 3 uue värvatavaga, eks ju, mitukümmend vabatahtlikku üle Eesti, üle Euroopa, isegi osad inimesed on teistes riikides, teevad kaugtööd, sest meil on terve hulk rolle, mida vabatahtlikuna saabki, sa saadad meile, teed researchi, ma ei tea, koostad mingeid tekste ja nii edasi ja ei ole hullu, et sa Eestis ei ela. Vahel, no ei tea, see on seotud ajutise eluga välismaal, aga vahel need inimesed kandideerivadki välismaalt ja see on väga lahe. Ja meie töö nähtamatutes loomades on jaotunud tiimidesse, mis tähendab seda, et ma ei hakka praegu meie vabatahtlike värbamise ülesehitust tutvustama, sest see on omaette super läbimõeldud valdkond, et see oleks tõhus sellisel kujul, et meil oleks jätkusuutlikult püsivabatahtlikud ja kindlasti meil on palju tööd teha, et see oleks veel parem, aga mõte on just selles, et meil ei ole selliseid rolle, kus inimene ei oskaks öelda täpselt, millega ta tegeleb, vaid sa tead konkreetselt, mis tiimis sa oled ja mis su roll on ju. Ja mida täpsemalt me seda saame teha, seda parem on ka tiimiliikmete motivatsioon just selle jaoks, et ma tean, kuhu minu panus läheb, ma tean, miks see on oluline, ma tean, kuidas just mina loomi aitan. Et meil ei ole sellist, et ma olen lihtsalt kuskil listis kirjas ja ootan mingeid üleskutseid, et meil on nagu kõik väga hands-on, väga käed küljes, teeme värki, mul on mu roll ja ma vean seda eest. Ja me kuulume rahvusvahelisse organisatsiooni Open Wing Alliance ja oleme väga tugevalt rahvusvaheliselt võrgustunud. Me suhtleme palju teiste organisatsioonidega, küsime neilt nõu, jagame nähtamatute loomade kogemust, käime konverentsidel, mis kõik veel, et see on ülioluline, et suhelda teiste riikidega, kes sarnaste väljakutsetega tegelevad nagu nähtamatud loomad. Nähtamatute loomade tunnustustest, et hästi tore on see, et teed palju tööd ja värki ja siis vahepeal tulevad sellised toredad uudised, et keegi on seda märganud. 2018 saime president Kersti Kaljulaidilt aasta vabatahtlike kaasaja juhendaja tiitli. 2019 saime talt aasta vabaühenduse tunnustuse. 2021 saime Keskkonnaministeeriumilt keskkonnakäpa ja aasta keskkonnateo tunnustuse siis taimse teisipäeva kampaaniaga. Ja 2017, 2019 ja 2020 pälvisime Animal Charity Evaluatorsilt rahvusvahelise tunnustuse, mis tähendab seda, et selle pälvivad organisatsioonid, kes oma mõju väga eksplitsiitselt mõõdavad ja kes ühesõnaga saavad täpselt öelda, kui palju nad aitavad loomi
selle rahaga, mis on ju nad koguvad. Ja see oli hästi tore, et Animal Charity Evaluators meid tunnustas. Me olime toona osa rahvusvahelisest organisatsioonist, millega me praegu enam ei ole seotud, aga nüüd ongi niimoodi, et me kahjuks oleme eraldiseisvana organisatsioon. Eesti on liiga väike riik, nii et meid üksikuna ei mõõdeta, aga toona siis õnnestus olla osa rahvusvahelisest kogukonnast ja see siis andis ka need Animal Charity Evaluatorsi tiitlid. No nii, räägime nüüd organisatsiooni kultuurist. See on alati üks huvitav teema. Nii, üks moment. Nii, siin osad slaidid hüplevad, ma väga vabandan. Nii, oleme siin. Oota. Ja. Võib-olla osad teist on kuulnud organisatsiooni kultuurist, mis kannab nime TEAL. Kui mitte, ma saan sellest põgusalt rääkida. See on üks koolkonnast, kus on erinevaid lähenemisi, on holacracy ja mis kõik veel. Ja need tegutsevad selles valdkonnas, et kuidas ehitada üles väiksema hierarhiaga või hierarhiavabu organisatsioone, mis baseeruvad isejuhtimisel, mis ei ole nii tsentraalselt juhitud ja mis baseeruvadki sellel, et on rohkem autonoomsust ja vähem kuskilt kesküksusest mingisuguste käskude laiali jagamist või midagi sarnast. Ja Nähtamatute Loomade organisatsiooni kultuur baseerub samamoodi tiimiliikmete väga tugeval isejuhtimisel ja autonoomsusel ja samal ajal siis vastutusel oma töö eesmärkide saavutamise ja tulemuste toomise eest. Nagu te enne nägite, me oleme väga ambitsioonikad oma töös. Meil on kampaania eesmärgid, me mõõdame neid ja me ei võta just väikseid väljakutseid lauale. Ja see ei käi niimoodi, et on, ma ei tea, kuskil mingid kurjad juhid või mingi kuri tegevjuht Kristiina, kes nagu käega viibud, mis kõik veel. Ei, minul ei ole organisatsioonis siukest, mul ei ole, ausalt, mul pole seda. Igal tiimi liikmel on endal võim iseenda üle nii teha, motiveerida ennast just täpselt nende väljakutsete jaoks, mis tema tegevusvaldkonnas kõige rohkem edasi viivad. Ja muidugi me räägime kaasa teiste töös, me anname nõu, me küsime nõu. Muidugi võib-olla, kuna ma ei tea, mul on pikk kogemus, mul võib olla palju insighti, aga iga tiimiliige on autonoomne oma töös. Nii et see on hästi oluline just, et me lähtume mõttest, et kõigil nähtamatutes loomades tegutsevatel inimestel on kõrge sisemine motivatsioon ja soov loomi aidata. Me tuleme kokku selle jaoks, et me tahame, on ju head teha. Ja siin ei toimi see, kui keegi peab sulle mingeid käske või nagu ülesandeid või midagi sellist. Sest et see peab tulema seest motivatsiooni ja soovina. Ja kuidas see on, et muidugi see ei tähenda seda, et mitte kedagi kuulama ei pea või nagu mis kõik veel, meil on terve hulk protsesse, mis tähendavadki, et kuidas otsuseid näiteks vastu võtta. Me kasutame selle jaoks advice processi, mis tähendab seda, et kui sa tahad mingit otsust vastu võtta, siis sa pead nõu inimestega, kes annavad sulle kasulikku nõu, kellel on kogemust sellega, kes on lugenud või kokku puutunud sellega ja keda see otsus puudutab, on ju. Ja siis, kui keegi on väga-väga vastu, no siis kaalu, kas ikkagi tasub selle otsusega edasi minna. Ja muus osas sa oled vaba. Sul ei ole vaja kellegi mingit allkirja kinni, mis iganes on ju nagu absoluutselt. Minul nagu organisatsiooni algatajana ei ole mingit ambitsiooni olla nagu mingite asjade kinnitajad, eriti kui ma näiteks ise igapäevatöös ei tegele selle asjaga. Kui keegi küsib mu nõu, muidugi võib olla palju asju, kus ma oskan kaasa rääkida, tore on, ma olen olemas, aga mitte läbi selle, et ma ei tea, mingi organisatsiooni tegevjuht peab kinnitada, et see võib minna absurdi selles osas, kus seesama tegevjuht peab kaasa rääkima asjades, kus tema soovitused tegelikult oleksid väga kehvad ja teeksid halvemaks võib-olla tulemusi, on ju. Nii et see on kindlasti väga oluline. Ja kõige olulisem üksus meie organisatsioonis on tiim ja tiimis on kõik võrdsed.
meil ei ole tiimijuhte, meil on selline roll, keda me kutsume koordinaator, aga tema roll ongi põhimõtteliselt olla facilitator, see on vahendaja. Ta lihtsalt, kuidas ma ütlen, ta on keegi, kes jälgib, et koosolekud toimiks, et meie Trello board oleks okei, mis kõik veel. Ja me oleme terve suure hulga administratiivseid ülesandeid laiali jaotanud tiimiliikmete hulgas. Mis tähendab seda, et kuidas ma ütlen, nagu võim ei ole kontsentreerunud kellegi kätte, vaid see ongi niimoodi, et kõik on mõnes mõttes võimul on või kõik teevad ülesandeid, mis on klassikaliselt võib-olla siis tiimijuhi rollid. Ja see ei tähenda seda, et inimesed oleks üksi või kuidagi isoleeritud. Autonoomsus ei tähenda, et sa oled isoleeritud, eks ju. Sind juhendatakse, sind toetatakse. Meil on väga kokkuhoidev kogukond, eks ju. Mis tähendabki, et kui keegi on jännis oma ülesandega, ta ütleb, rahvas tuleb kokku, sest järgmine kord oled sa ise jännis ja siis sul on teiste abi vaja, on ju. See tulebki just sellest, et seda süsteemi ei saa kunagi peale suruda, vaid inimestel peab olema see sisemine motivatsioon, et me oleme kokku tulnud selleks, et head teha, et loomi aidata, on ju. Ja see ka sisemisest tahtest ma tahan teha neid asju. Ja sind juhendatakse ja toetatakse, aga sa juhid ise oma tööd ja saavutusi. Sa ise paned paika, kuidas, mis määral, mis kõik veel. Muidugi keegi võib soovitada sulle midagi, aga sina otsustad just selle, kas see klapib sellega, mida sa plaanid teha. Ja organisatsiooni kultuuri, kuidas ma ütlen, nagu iseloomustavatest omadustest veel välja tuues, et ma arvan, et paljud asjad, mis ma siin olen välja toonud, te juba märkate neid, on ju ka eelmisest jutust, et tulemustele orienteeritus, eks ju, et me ei ole kokku tulnud lihtsalt selleks, et midagi loomade heaks ära teha ja me näeme, et on terve hulk asju, mis aitavad loomi rohkem, on ju, sama raha ja aja ja võhma eest ja on terve hulk asju, mis aitavad vähem ja muidugi me valime need asjad, mis aitavad rohkem. Kriitiline mõtlemine on hästi oluline. See tähendab seda, et me peame olema suutelised enda tööd kahtluse alla seadma. Võib olla kampaania, mis on mulle totaalne, ma ei tea, mingi südamekeeled paneb helisema ja nii edasi ja ma pean olema võimeline küsima, aga mida ma võib-olla teen selles kampaanias praegu nii, mis ei ole kõige tõhusam. Võib-olla midagi me kogemata paneme pange ja oskus just vaadata kõrvalt ja teha endale kriitikat, enda tööle kriitikat on hästi oluline, sest selleks, et olla pidevalt kohanevas ühiskonnas terav pliiats ja arvestada muutuvate oludega, peab olema kriitiline mõtlemine kiire. Meritokraatia on kindlasti midagi, mida me oluliseks peame, mis ka samamoodi tähendab seda, et inimesi ei väärtustata mitte nende tiitlite pärast või nende rollinimetuste pärast, vaid mis on nende sisuline panus, mis nad organisatsiooni toovad, mis on nende kogemus, ekspertiis ja nii edasi. Ja võib-olla, kuidas ma ütlen, et ma arvan, et ma ise olen hea näide sellest, sest et kui ma sõnastaks selle, et miks must võib-olla lugu peetakse, ei ole mitte see, et mu tiitel on tegevjuht, vaid see, et ma loen palju, mul on palju kogemusi ja võib-olla see kogemus võib olla kasulik kellelegi teisele tema töös. Ja vahet ei ole sellest, mis on mu tiitel või mis kõik veel. Ma panustan paljudes tiimides tehes mitte klassikalisi tegevjuhi asju. Mul ei ole probleeme sotsmeedia postitusi teha, on ju, kui keegi palub selle jaoks abi. Aga et see mõte ongi just selles, et mis on see sisemine väärtus, mida sa organisatsioonile tood, mitte su mingi, ma ei tea, mingi vanus, sugu, tiitel, mis iganes on ju, et see sisemine kasu on hästi oluline. Riskeerimine samamoodi, sest et terve hulk asju eeldabki meilt loomade aitamiseks riskide võtmist. Meil ei ole kasutusjuhendid sellest, kuidas super tõhusalt teha seda tööd, seega me peamegi katsetama, me peamegi proovima erinevaid lähenemisi.
ma panin siia kirja ka liidri omadused ja mõte selles on just selles, et me proovime neid kultiveerida kõikides tiimiliikmetes. Mitte niimoodi, et on eraldi tiimijuhid või eraldi keskastme juhid või mis kõik veel, vaid me arendame neid kõikides tiimiliikmetes, kes saavad võtta erinevaid administratiivseid ülesandeid, koordineerida projekte, mis kõik veel. Et see on midagi, mis aitab meid tegelikult pikas plaanis kaugemale. Radikaalne ausus, see võib olla esmapilgul raske ja keeruline, sest see ei ole väga levinud, aga puudutabki siis just seda, et me tahame, et Nähtamatud Loomad oleks draamavaba organisatsioon. Ja see tähendab seda, et keegi ei pea muretsema, oota, et mis ta sellega mõtles või kas ta on pahane, kas talle ei meeldi mu mõte või oota, kas ma ütlesin midagi paha või on ju, sa ei pea kunagi mõtlema nii, sest meil on eksplitsiitne kokkulepe, et kui kellelegi midagi ei meeldi, siis ta ütleb seda sulle. Sa juba tead, on ju. Ja see otse ütlemine ei ole super levinud ja seega selle kultuuriga võib-olla harjumine võtab aega, on ju. Ja see ei tähenda seda, et sulle nagu pahasti öeldakse või midagi, et see on ikkagi sõbralikult, viisakalt ja nii edasi. Aga mõte on just selles, et ma ei pea muretsema, kas kellelgi on mingi mure minu pihta või tõlgendas mu sõnu kuidagi, seepärast, et ta ütleb mulle seda ja ma kuulan ja ma panen kõrva taha ja ma selgitan oma poolt ja võib-olla ma saan midagi palju targemaks tänu sellele, et ta ütleb seda. Ja oluline väärtus on meil kindlasti ka tugev kogukond, sest et kuidas see on, et need teemad, millega me tegeleme, on väga olulised ja rasked ja on eriti kriitiline, et me aitaks neid loomi, kes ongi nähtamatud tööstusfarmides. Ja see töö ei ole lihtsate killast ja seega on eriti oluline, et me toetaks teineteist, toetaks tiimiliikmed, kes suhtlevad loomakasvatajatega, meediaga, poliitikutega, toidufirmadega, mõjuisikutega, mis kõik veel on ju, et see ei ole alati lihtne, aga see on oluline ja seega on oluline ka see, et me kogukonnas oleks võimalikult hästi toeks teineteisele. Ja me lähtume ka just sellest, et meie organisatsioonis õitsevad väga head tiimimängijad ja on ju üks teooria, mis ütlebki, et tiimimängija 3 olemuslikku omadust on nälg, sotsiaalne tarkus ja alandlikkus. Ja see teooria siis, see nälg ei tähenda siin kõhutühjust, vaid tähendab ambitsioonikust. Tähendabki just seda, et sa oled näljane selle järgi, et oma tiimis, oma valdkonnas tulemusi tuua. Sa hullult tahad seda, sa tahad saada paremaks, sa tahad õppida, uurida, sa tahad teada, kuidas see värk ja kuidas seda varem on tehtud, mis kõik veel. Sotsiaalne tarkus tähendab siis just emotsionaalset intelligentsust. Sa laias laastus oskad lugeda teiste tiimiliikmete märguandeid, kui tundub, et kellegagi tasuks korra, et kas kõik on hästi, on ju. Ja nii edasi, et sa saad aru, kui sa oled mingeid piire ületanud, sa vabandad, kui oled seda teinud ja nii edasi. Ja kolmandaks heaks tiimimängija oskuseks on humbleness või alandlikkus, mis siis tähendabki seda, et sa ei domineeri ja ei tee seda tööd sellepärast, et enda mingist isiklikust, ma ei tea, egoistlikust agendast motiveeritud olla, on ju, ja sa oled valmis kõrvale astuma, kui seda peaks vaja olema. Nii et need 3 omadust on kindlasti hästi olulised. Nii, aeg lendab linnutiivul ja räägime nüüd tööpakkumistest lähemalt ja siis kohe saab sõna Mari-Liis. Nii, esimeseks ma tutvustan Fundraiseri tööpakkumist. Selle fookus on ju laias laastus just organisatsiooni majandusliku elujõulisuse tagamine. Nähtamatute loomade sissetulek jaguneb suuresti annetused, projektitaotlused ja heategevusmeenete müük kolme siis erineva valdkonna vahel. Ja Fundraiser tegelebki peamiselt annetustega, projekte kirjutavad meil kõik ja heategevusmeenete müügi jaoks meil on eraldi tiim. Aga kindlasti see tiim tahaks ka, on ju panust veel Fundraiserilt ja nõu, nii et see on kindlasti ka midagi, kus saab käed külge panna, kui vähegi huvi on. Fundraiser tegeleks peamiselt just annetuskampaaniate organiseerimisega. Neid meil tavaliselt on aastas 4. Kõige suurem neist on aasta lõpu annetuskampaania.
Selle jaoks on ju terve hulk tööd, mida kõike kindlasti Fundraiser üksi ei tee, sest meil on fundraisingu tiim, kuhu kuuluvad kõik töötajad ja millesse panustavad veel uudiskirjatiim, sotsiaalmeediatiim ja võib-olla veel mõned tiimid, kes panevad õla alla mingisuguste kampaaniategevustega. Oluline eesmärk on kindlasti püsiannetajatega suhete hoidmises. Meie uudiskirjatiim on ülitugev. See on nagu, no sorry, nagu nii on, ma lihtsalt nendin nagu. See koosneb täiesti vabatahtlikest, kes on Nähtamatutes Loomades õppinud selgeks selle digiturunduse kanali tõhusad toimimisviisid. Ja see on ühtlasi ka annetuste jaoks hästi oluline kanal. Ja see on ka see, kus me hoiame on ju püsiannetajatega kontakti ja senised tulemused on väga-väga head olnud. Fundraiseri töös on oluline kindlasti veel andmeanalüüs, mis puudutabki just seda, et kust annetused tulevad, mis on keskmine annetus, mis kanalite kaudu tuleb ja nii edasi ja nii edasi. Süsteemide loomine veel info paremaks organiseerimiseks ja tööandmetabelitega ja ühtlasi ka fundraisingu tiimi tõhus toimimine selles osas, et praegu eks ju Nähtamatutes Loomades ei ole fundraiserit, aga see ei tähenda seda, et me ei teeks fundraisingut, see oleks võimalik. Me teeme täiega ja loogika siis baseerubki sellele, et kõik täisajaga töötajad panustavad vähemalt 10% oma tööajast fundraisingusse. Sest et on ju paljude meie palk ei tule projektidest, vaid võib-olla tulebki jooksvatest ressurssidest ja sellepärast on eriti oluline, et kõik tegutsevad selle nimel. Kes panustab suurannetajate tiimis, kes e-poe tiimis, kes telefundraisingu tiimis, et see on ära jaotatud, kes kirjutab projekte, et erinevatel inimestel on erinevad rollid vastavalt nende huvidele, tugevustele või millele iganes muule, eks ju. Ja eriti oluline ongi just see, et me kindlasti kõikide 3 positsioon, me ei otsi kedagi, kes tuleks seda tiimi juhtima, sest nagu ma enne kirjeldasin meie orgikultuuris ka, see tiim töötab väga-väga hästi, on ju. Meil lihtsalt on vaja veel majanduslikult mõtlevat ja suures osas oma aega fundraisingusse investeerivat inimest, kes siis saab panustada sellesse, et Nähtamatute Loomade majanduslik elujõulisus oleks tagatud. Nii et selles mõttes, et kui sa otsid kohta, kus sa saaksid inimesi juhtida, Nähtamatutes Loomades meil ei saa inimesi juhtida, meil on nagu, ei ole nii. Meil saab protsesse juhtida ja see on küll midagi, mis on super oluline. Et töö oleks tõhus, kuidas me anname märku tulemustest, kuidas meie projektijuhtimistarkvara Trello on üles ehitatud, mis kõik veel. Nii et see on fundraiseri töös väga oluline. Vaatame kommunikatsioonijuhi tööpakkumist. Oluline fookus ongi meediatöö ja turundustegevuste planeerimine ja elluviimine koos tiimidega. See tähendab siis näiteks meediaväljaannetega suhete arendamist, ajakirjanikele helistamist, pressiteadete kirjutamist, väljasaatmist, küsimist, kas väljaanded said kätte, intervjuude pakkumist, turundusüritusi, suhtlust koostööpartneritega, ka sotsiaalmeedia sisuloomet koos tiimiga ja erinevate turundusideede mõtlemist, kuidas veel farmiloomade kannatuste teemat võimalikult suurelt avalikkuse huviorbiiti tuua. Ja samamoodi 10% siis tööajast oleks fundraisingu tiimis, mõnes alatiimis. Taimse teisipäeva kooliprogrammi koordinaator tegeleb siis koolide ja lasteaedadega. Peamiselt siis see tähendabki suhtlust ja kohtumist ja koroona ajal juhtus niimoodi, et enamus nendest kohtumistest kolisid veebi, videokõnedesse ja see ongi nüüd jäänud nii, mis teeb asja väga mugavaks, sest sa ei pea ühe kooli pärast sõitma Lõuna-Eestisse, vaid sa saad teha selle videokõne Zoomi vahendusel. Ja see tähendab ka ettekandeid koolides. Koolides siis me teeme nii, mis on see hoolekande, mitte hoolekande, vanemate kogu. Väga vabandan, kell on palju juba. Neile ettekande, mis puudutavad Taimse teisipäeva projekti, selle mõju, tulemusi, hirme, mis vanematel võivad olla ja nii edasi. Aga see tähendab ka ettekandeid õpilastele, mis on seni saanud ülipositiivset tagasisidet ja mida me kindlasti tahame jätkata. Tagasiside küsitluste läbiviimine ja analüüs liitunud asutustes, samamoodi tagasiside on seni olnud nagu
nagu hästi paljud vastavad, üle 90% ja enamus neist on ülirahul sellega, kuidas taimne teisipäev on läinud, kui maitsev on toit, mis kõik veel ja lapsed on väga rahul, mis on kõige olulisem, on ju, neile meeldib see. Kindlasti me saame parandada veel seda, et me teeme koolikokkadele koolitusi ja et veel rohkem koole saaks koolitatud, on ju, ja taimse toidu kvaliteet veel parem oleks ja sellega me hoolega ka tegelema. Ja meil on kogukond nendest liitunud koolidest ja lasteaedadest, nii et kooliprogrammi koordinaator tegeleb ka selle kogukonna hoidmisega ja programmi turundamisega koolide ja lasteaedade hulgas. Me olemegi teinud näiteks õpetajate lehes reklaamikampaaniaid ja veel vaadanud, et kus me peame olema selle infoga, et jõuda õige sihtrühmani. Kampaania mõju mõõtmine ning samamoodi 10% tööajast on siis fundraisingu tiimis. Nii. Ja ma räägin kiiresti ka töötingimustest. Nende 3 tööpakkumise juures me räägime siis täistööajaga 40 tunnist nädalas. Ei ole kellaajalist eeldust, et sa pead 9-5 või mis kõik veel, sa ise valid. Meil on teatud koosolekud töötajatel, kus peab kohal olema, kui vähegi võimalik, aga sa ise juhid oma tööd, nagu ma enne ütlesin. Küll aga on oluliseks eelduseks võimalus vahel õhtutel ja nädalavahetustel töötada, sest see on ikkagi töö vabatahtlikega ja nende jaoks on õhtud ja nädalavahetused ainus aeg, kui nad saavad olemas olla. Praegu on see hübriid kaugtööst ja kontorist, suuremas osas kaugtöö, aga Tallinnas on võimalik igal hetkel kontorit kasutada. Esmaspäeviti on meil ühistööpäev, kus kõik töötajad saavad kontoris kokku, teeme koos põhikoosolekud ära, aga soovi korral siis osad töötajad käivad ka teistel päevadel kontoris. Ja töötingimustes siis veel. Nähtamatute loomade palgasüsteem baseerub kõigile samal algustasemel ja palgad on kõigile avalikud. Katseaja baaspalk oleks siis 1589 eurot bruto ja sealt edasi baaspalk oleks 1988 eurot bruto, millele siis lisanduvad hiljem veel kogemusboonused. Iga aasta eest, mis sa oled tegutsenud valdkonnas, mis ühtib sinu töörolliga, kasvab su palk protsendi võrra. Lisaks siis, nagu ma mainisin, me maksame nädalas 1 tunni raamatu lugemise eest enese-arengu jaoks. Igal esmaspäeval nädala koosolekul kõik töötajad jagavad enese-arengu lugemist, nii et sa kuuled ka teiste raamatute kohta. Saad veel enam targemaks, on ju, see on nagu added bonus. Ja lisaks on ka siis tasustatud spordiklubi pakett. Ja sellega oleme jõudnud ühele poole esimese osaga ja nüüd ma annaksin siis sõna meie võimsale Mari-Liisile, kes räägib oma kogemusest nähtamatutes loomades. Ja aitäh, Kristiina, ja nii tore kõiki näha. Nagu Kristiina mainis, siis mina toimetan põhiliselt kanade kampaanias ja tegelen siis korporatiivtööga. Et miks ma ütlen põhiliselt on sellepärast, et me teeme väga palju erinevaid asju nähtamatutes loomades, et meil on kõigil oma üks kõige tähtsam roll ja siis me saame teha vastavalt oma huvidele ja vastavalt sellele, milles me hea oleme, siis ka igasugu teistes tiimides ka tööd. Ja jah, et kui nüüd rääkida siis tööst nähtamatutes loomades, siis ma võib-olla üldiselt ütleks niimoodi, et meil see töö jaguneb rahulike ja kiirete selliste perioodide vahel. Ma väga vabandan, mul need tibud siin kindlasti toimetavad nüüd selja taga. Aga jah, et meil on sellised rahulikud perioodid ja siis sellised päris intensiivsed kiired perioodid. Et kui rahulikel perioodidel me saame teha uurimustööd nii oma kampaaniate kui teiste jaoks, planeerida oma tegevust, strateegiliselt planeerida oma tegevust, ma ei tea, koostada sotsmeedia postitusi, videoid, luua kampaaniale, üldse kampaaniategevusi planeerida. Nagu Kristiina mainis, siis oma fundraisingu rolle täita. Mina näiteks toimetan e-poes, mis on hästi tore vaheldus minu korporatiivtööle siis, mille raames ma võib-olla kõige rohkem saadan meile ja helistan, aga e-poes ma saan niisugust loomingulisemat tööd võib-olla teha rohkem, seal tooteid luua, igasugu selliseid vahvaid asju. Aga jah, seda meilide saatmist ja helistamist on palju. Seda on, ma arvan, meil kõigil hästi palju, kes oma rollides kokku puutuvad koostööpartneritega.
et saada löögile ja saada see kätte, mis me tahame, et selleks peab päris järjekindel ise olema ja palju selleks panustama. Siis kindlasti ma tegelen läbirääkimistega, nii siis korporatiivtöös kui siis ka meile heade mingite pakkumiste saamise raames, et see on selline võib-olla nüüd natukene juba intensiivsem ja samas ka põnevam selline ülesanne, mis ei ole päris igapäevane. Ja siis, mis veel ei ole eriti igapäevane, aga kindlasti on vahva, on selline organisatsiooni esindamise roll, kus siis on võimalik anda intervjuusid nii raadios kui teles, et sellist asja tuleb ka kampaaniajuhtidele ette, et kellele see meeldib rohkem, kellele see meeldib vähem, aga tiim on kindlasti meil hästi toetav ja jagame omavahel kogemusi, et kõik saavad sellega tegelikult ikkagi lõppkokkuvõttes väga hästi hakkama. Ja siis meil on sellised kiired ja intensiivsed projektid ja perioodid nagu päästeaktsioonid näiteks, et kuigi meie põhiline ikkagi mõte on süsteemset muutust luua, selleks, et muuta seda tervet süsteemi, kus loomi julmalt koheldakse, siis vahel me paneme käed külge ka ja seda siis erinevatel põhjustel, selleks, et tähelepanu tõmmata, selleks, et näidata päriselt, et jah, meil Eestis siin tehakse ka täpselt niimoodi ja see on seadusega lubatud, me peame seda muutma. Ja jah, et need on sellised erilisemad asjad, mis kindlasti jäävad no terveks eluks ikkagi meelde, et mina siis olen osalenud ja käed külge pannud kanade päästeaktsioonil, kui me tõime siis ühest Eesti siis kõige suuremast kanade puuris pidajas juures, siis tõime ära peaaegu 200 lindu, kes olid hästi kehvas seisundis ikkagi. Seda me kõike teadsime ette, aga seda päriselt näha ja neid aidata, et see on niisugune hästi kibe magus kogemus, et ühtepidi sa näed seda kõike, mida sa teadsid, et seal toimub ja mida sa kartsid näha, aga teistpidi sa panedki sõna otseses mõttes käed külge ja aitad, mis on ju meile kõigile selline kõige parem tunne maailmas, et miks ka võib-olla on kohati raske seda süsteemset muutust luua, et me kõik tahame ju aidata seda ühte indiviidi, aga me saame aidata palju rohkem, kui me aitame süsteemselt. Ja siis meil oli siin eelmise aasta jooksul ka Ukraina projekt, nagu paljud vabaühendused tegelesime ka meie Ukraina probleemiga ja otsisime viise aidata. Ja täitsa ebatraditsionaalne tööülesanne oligi siis, kus me kõik koos 2 päevaga korraldasime ära selle, et me lähme Ukraina piirile suure bussiga ja 3 tonni humanitaarabiga. Mina olin siis üks nendest inimestest, kes sinna läks. Olime siis 5 päeva seal, kõige pingelisemad 5 päeva minu elus, kus toimus kõike, väga palju infot oli vaja läbi töötada, otsuseid langetada väga kiiresti, 100 korda 1 tunni jooksul, anda endast parim, hästi-hästi intensiivne. Aga ma nagu kuidagimoodi ei kahetse seda, et sinna sai mindud ja seda kõike tehtud. Ja siis peale seda ka igasugu meediakajastus, et kuna mina seal olin üks nendest, kes käis, siis ma andsin palju intervjuusid. Ma isegi ei tea, ma just mingi aeg mõtlesin selle peale, kui ma rääkisin oma sõbrannadega, et ma ei tea, kui palju intervjuusid ma andsin sellega seoses, et see muutus nii tavaliseks lihtsalt. Et muidu see oli selline eriline sündmus, et kanade kampaanias me ikka nagu võitleme kogu aeg, et saada mingit meediakajastust ja siis oli vaja järjest neid intervjuusid lihtsalt anda. Ja eelmise aasta munadepühade suur reede minu jaoks nägigi välja niimoodi, et ma kõigepealt läksin ühe meie koerakese juurde, kes oli karantiinikodus, andsin seal siis Kanal 2-le intervjuud ja siis toimetasin vahepeal mingeid muid asju ja siis läksin õhtul TV3 otse-eetrisse. Et sellised täiesti ebatraditsionaalsed tööpäevad, mida nagu võib-olla veel kuskil poliitikas äkki ja võib-olla veel mõnes valdkonnas tuleb ette, aga kindlasti on sellised teistmoodi. Ja jah, et üldiselt ka meie töö on teistmoodi igas mõttes, et see valdkond, kus me toimetame, aga ka kõik see, mis Kristiina meie organisatsiooni kohta rääkis, on päriselt nii,
et mulle see sobib isiklikult ülihästi, et see selline vaba toimetamine, ise mõtlemine, ise juhtimine, tiimiga koos, see vabadus, mis meil on, et see on ülimalt motiveeriv. See tegelikult ka tekitab sellist tunnet, et ma tahan anda endast parima, et vahel on ju ikka nii, et noh, lastena ka, kui hakkasid oma tuba koristama, siis alguses oli hästi tore, aga siis, kui ema tuli ütles nagu ukse vahelt, et korista oma tuba ära, siis see motivatsioon langes nagu meeletult, eks ju. Et selles mõttes sihukest jama meil ei ole, et me saame kõik ise oma asju mõelda, juhtida, teha. Hästi toetav on see tiim tõesti meil ja võib-olla kui veel rääkida nendest hästi pingelistest perioodidest ja kiiretest perioodidest, siis kui on selline kriisiolukord, kus me peame väga palju tööd tegema, siis kõik teevad seda, milles nad on head ja kõik on olulised. Et ei ole nii, et on mingi olukord, milles on eeldused, et inimesed peavad nüüd kõik tegema seda või teist või niimoodi toimima. Et siis jagunevadki meil tiimiliikmed ära sellisteks, kes on siis nii-öelda rindejoonel ja kes on tagalas ja need rollid on võrdselt olulised. Et see on ka midagi, mis meie organisatsioonis on hästi oluline, et meil ei ole selliseid staare, kes teevad võib-olla kõige silmapaistvamaid asju ja sellega on kõige hinnatumad tiimis, vaid me hindame tohutult neid tagala inimesi ka, et kõik on ikkagi võrdsed, et lihtsalt kellel tuleb paremini välja intervjuu andmine, kellel tuleb paremini välja mingite ülioluliste Exceli tabelite koostamine, milles mina näiteks isiklikult ei ole üldse hea. Et kõik on selles mõttes ikkagi väga olulised tiimiliikmed. Ja jah, ja võib-olla selline keskkond on ka see, kus tegelikult ma tunnen, et mina ise nagu selle 2 aasta jooksul, mis ma olen olnud Nähtamatutes Loomades, olengi päris hästi nüüd aru saanud ka, milles mina olen hea. Et mis on need asjad, mis tõesti mina saan anda tiimis, mida võib-olla teised ei saa ja mis on need asjad, mida ma vajan teistelt, et oma tööd hästi teha, et see on tohutu väärtus üldiselt ka elus, et see selline enda tundmaõppimine nagu mõlema külje pealt ja just see tiimitöö. Ja jah, et meil on ka hästi paindlik see töö. Ma siin vahepeal vaatan lehte, ma tegin märkmeid, et kõik tähtis saaks ära öeldud. Et kui me teeme ka oma plaane, kui me teeme oma eesmärke, strateegiaid, et see kõik on hästi paindlik, et vastasel juhul me poleks elu sees saanud teha midagi sellist nagu Ukraina projekt, kus me siis tõime ära kokku 15 looma, kes olid sõjakoldesse hätta jäänud. Et vajadusel me mõtleme kõik ümber, paneme pausile, lükkame edasi, ajastame ümber ja teeme seda, mis sellel hetkel on kõige tähtsam ja mitte ainult nii ekstreemselt, vaid ka kampaaniate lõikes, et kui mingisugused poliitilised või majanduslikud tingimused muutuvad äkki, siis me alati kasutame seda ära, et me ei aja näpuga järge oma aastaplaanidele. et me pidime tegema seda, et kui nüüd on soodusaeg midagi teha või peab sekkuma kuskil või mingi kriitiline asi on toimumas, siis me sellega ka tegeleme. Et see tõuseb siis prioriteediks meie jaoks. Ja usaldus on meie tiimides hästi suur ja üldse kõigi inimeste vahel ja võib-olla selline põnev asi veel meie kohta, mis näitab ka seda usaldust ja seda, et inimesed on tähtsad meie organisatsioonis, et kui eelmistel töökohtadel ka nagu mulle alati meeldis, kui oli selline paindlik graafik, et võib-olla 9-5, aga ei olnud selline nagu, et ajame näpuga järge ja et kui on vaja kuskil käia, et sa siis ikkagi saad, et mingi usaldus nagu oli olemas, siis praegu tõesti on see graafik täiesti vaba. Tee tööd siis, kui sul mõte kõige paremini jookseb. Meil on inimesed väga erinevate graafikutega, et kui mina olen selline, kes vahel alustab tööd juba kella 8, siis meil on selliseid inimesi, kes ärkavad alles kell 10-11 ja hakkavad siis tööd tegema. Ja me paneme selle, ma ei saa tegelikult isegi öelda, et me paneme selle tööle, see lihtsalt toimib, et see ei vaja mingit pingutust, et need inimesed tiimides omavahel saaksid nagu koos tööd teha. Ja me loeme töötunde, teate mille pärast? Sellepärast, et me teeme liiga palju tööd
ja see mõte ei ole siis selles, et kõik teeksid oma tunnid, eks ju, nädala jooksul täis, vaid mõte on selles, et kui meil tehakse siis kuu alguses eelmise kuu tundide kokkuvõte, siis meil tekib automaatselt kohustus need ületunnid vabade päevadena välja võtta. Et selle jaoks me siis loeme töötunde. Et ja hästi nagu tore. Ma kindlasti väga soovitan kandideerida. Et see on selline ikkagi midagi hoopis muud, nii organisatsioonikultuuri poolest muidugi see on oluline meie kõigi jaoks ka, et ta on nagu natuke midagi muud, et isegi kui meil on need hästi intensiivsed ja ületundidega päevad või nädalad, siis see on midagi ikkagi, mida me tahame teha, et see ei ole nii, et kas sa saad natuke kauemaks jääda ja veel 10 asja ära teha, vaid me tahame teha. Et no me saame aru, et nüüd on see hetk, kus on vaja teha ja see on selline isiklik ikkagi rahulolu tunne, mis tekib sellest, et ma saan muutust luua seal, kus see minu jaoks on oluline, et see saaks loodud. Et selles suhtes hästi-hästi tore ja ootan põnevusega ka siis uusi kolleege. Vot, aga võite küsida midagi äkki nii minult kui Kristiinalt veel, kui tekkis mingisuguseid küsimusi. Ja suur tänu, Mari-Liis, nii südamlik ja siiras ja meeleolukas ülevaade Nähtamatute Loomade tööst, et aitäh sulle selle eest. Ja sa tõid hästi olulise mõtte välja, mis tegelikult puudutab kõiki 3 ametikohta ka, et ma tõin välja, mis on põhivastutusvaldkonnad, on ju, aga tegelikult Nähtamatutes Loomades alati käib nii, et iga uus tiimiliige, kes liitub, toob midagi endast, eks ju. Ja samamoodi nagu Mari-Liis on ju nende aastatega timminud rolli enda järgi, on ju ise ehitab, mis kõik veel, et samamoodi iga liituv tiimiliige muidugi on ju, muidugi saab juhendust, muidugi saab info selleks, mis on praegu kriitiliselt vaja ja nii edasi, aga sa saad ise luua oma rolli põhimõtteliselt, eks ju. Ja see on midagi, mis ka kindlasti motivatsiooni jaoks on oluline. Jah, aga küsimused on hästi teretulnud. Andke julgelt märku, kui tahate midagi uurida. Ja julgelt võite küsida, ei pea olema mingi hästi sügavamõtteline küsimus, et ükskõik mis küsimusi võis tekkida. Küsimus iseenesest ei ole, ma arvan, jutt oli väga konkreetne ja selge, aga lihtsalt ma tahtsin öelda aitäh, et see jutt oli nii motiveeriv ja siit nagu on kohe nii hästi näha see tiimitunne ka, et see tiimitunne ongi tegelikult edasiviiv jõud ja see tuli nagu nii ilusasti siit välja, et see oli hästi hea kuulata. Nii tore. Aitäh. Tere! Tere! Mina tahtsin ka tänada, et hästi tore ülevaade oli ja tegelikult see on esimene kord minu jaoks, et kui mul kuskil konkurss pakub huvi ja tehakse sellist tutvustust, et ma ei tea, kui levinud see Eestis on, aga tõesti väga tore, väga hea ülevaate sai. Tahtsin küsida seda, et piltidelt on näha ka, et teil on päris noor töötajaskond. Et kuidas te suhtute, no inglise keeles on nüüd sõna diversity, et kas te olete ka enda meeskonna osas just mõelnud, et ka võib-olla vanemaid inimesi või mehi rohkem tiimi või kuidas te ise seda punkti näete? No, kogu aeg, et see on nii, on ju, üks asi on see, et meil on harvem töötajate värbamised, et nagu vabatahtlike värbamine käib, eks ju, kogu aeg jooksvalt ja see on nagu $1 000 küsimus just selles osas, et me hullult loeme, teeme researchi, katsetame, mis kõik veel, mis toimib, et saada rohkem mehi, on ju, et rohkem saada erinevat publikut liituma, aga jah, meeste puhul praegu see, kuidas see ongi, et see on vist, ma ei tea, kas 10% tiimist on meessoost, on ju, ja need on super vabatahtlikud, imelised inimesed on ju mitmel ring, mis kõik veel, ja naljakas on ka see, et nad tihti koonduvad pigem IT-tiimi, on ju, ja teevad seal imelist tööd, no täiesti nagu minul ei ole õrn, ma ei suudaks mingi ridagi teha sellest, mida nad teevad, eks ju, aga see on kindlasti midagi, mida, kuidas ma ütlen, siin on palju nagu probleemid
et see ei ole midagi, mida nagu, et me mingi reject või nagu tõrjume mehi või ei võta või mis kõik veel. Vahet ei ole nii vabatahtlike kui töötajate kandidatuurist mehi tulebki vähe. Ja me peamegi just mõtlema, et kuidas teha see valdkond selliseks, kuhu on ju mõlemad soopooled oleks huvitatud, et loomakaitse eriti nii, kui see ei ole mingi ninnu, mingi mis iga naiste teema, mis iganes on ju, et kõik on väga-väga teretulnud ja vanuse osas eks samamoodi, et pigem on ju meil on 20-ndates, 30-ndates suur osa tiimist töötajate hulgas samamoodi 20-ndad, 30-ndad ja ongi hästi huvitav. See ongi põhikandidatuuri nagu põhivalim põhimõtteliselt, et me kindlasti peame seda mitmekesisust suurendama ja ongi nüüd meie tööd, me nagu hoolitseme sellest, et sponsoreeritud postitused, need jõuavad kõigini, on ju, aga tundub, et teatud hulka sealt, et need ongi naised ja 20-30, nemad on, jaa, muidugi ma on ju, ja siis kõik teised, kes ka näevad lihtsalt, ei, see on, on ju, et mis iganes nad siis oma peas mõtlevad, eks ju, et tööd jagub kindlasti selles osas, et täiesti õige point ja me tegeleme, aga võtab aega. Ja lihtsalt nipp, mis me oleme märganud, et kui me teeme vabatahtlike üleskutse, kus me paneme siis foto mõne meie meessoost vabatahtlikuga, siis on kohe suurem šanss, et on ju, et ka nemad kandideeriks, nii et ja mina ise tulen IT-sektorist ja siis seal on just vastupidi, et pannakse kuulutustesse naiste pildid, et ei tuleks ainult mehed. No võt on ju ja, aga täiesti nagu, kuidas ma ütlen, mitmekesisus on nii oluline ka selle mõttes, et mida praegu uuringud näitavad, mida mitmekesisema taustaga on tiimid, seda paremad on otsused, mida nad langetavad, eks ju, et lihtsalt paratamatult me nagu kogemata võime olla üheülbalised. Ja tausta mõttes ka, et ma ise, mul ei ole loomakaitsja tausta, aga igasugused kõik see rohelisuse ja need teemad on väga südamelähedased ja toit, eks ju, mida me sööme. Et kui palju te eeldate seda, et inimesel on loomakaitsja taust või just on ka väga nagu tervitatav mingisugune teine vaade või teine taust? Ei ole vaja loomakaitsja või ei tea, vabatahtliku või töötaja kogemust mõnes loomakaitseorganisatsioonis. Küll aga, mis me eeldame, on teadmised loomatööstustest, et laias laastus just, et mis on selle masinavärgi põhiprobleemid, et see on terve hulk infot, mis on nähtamatute loomade kodulehel blogipostitustena kaetud, mille kohta saab suhteliselt kerge vaevaga. Filme on ja olnud, selline üldteadmine oleks olemas. Täpselt, just, et mis on see probleemi tuum, sest et kuidas on, et me oleme kindlasti omalt poolt valmis koolitama, juhendama igasuguste jooksvate ülesannetega, kampaania, kõigega, mis kõik veel, aga me tunneme, et võib-olla see on see pool, kus oleks hea, kui kandidaat oleks ise teinud põhjaliku eeltöö, on ju, et olla kursis just enam-vähem sellega, mis on tööstusfarmide põhiprobleemid. Aga ei ole kindlasti, kui ma mõtlen ka meie teiste töötajate peale, et ei ole kõik pikaajalised loomakaitsjad. Osad on tore, väga äge, aga ei ole kindlasti see mingi olemuslik eeldus. Aga huvi on olemuslik eeldus, kindlasti. Ja, aitäh. Aitäh. Kas sooviksite veel küsida midagi? Julgelt, täiesti julgelt. Väga head küsimused on olnud ka. Oota, ma annan korraks ühe mehe kaadrisse. Nii tore. Tere. Tere. Mina olen Kaido, Kristeli abikaasa. Taustajõuna kuulasin ka, et toredat webinari. Mul on küsimus tekkis selle fundraising poole pealt. Et see on midagi, kus mul on kirg. Väga tore. Ma olen erites projektides ka kaasa löönud. Et kuidas teil seni läinud on ja kui suur teil see fundraiserite tiim on, kuidas
Rising läheb ja mis on väljakutsed seal? Väga hea küsimus. Kuidas ma ütlen, et organisatsiooni algusaegadest peale oli mulle hästi oluline eesmärk luua majanduslikult jätkusuutlik organisatsioon. Ma ei tahtnud teha järjekordset MTÜ-d, mis ainult vireleb ja mille iga vastus on, et miks meil pole raha. Et me väga ei kasuta seda väljendit, meil pole raha, sest me leiame raha. Ja mõte kas või selles on ju, et nähtamatud loomad juba eristub paljudes, me töötame suhteliselt niši valdkonnas, mis on farmiloomade heaolu, eks ju. Mitte isegi ütleme üldloomakaitse, kassid, koerad, vaid fookus ja spetsiifika on farmiloomades. Ja see, et meil on näiteks on ju 11 töökohta võimalik luua, teha kampaaniaid, mis jõuavad sadade tuhandete inimesteni, et praegu meil käib ka 6-nädalane turunduskampaania, eks ju, välireklaamide, digiekraanidega ja nii edasi. Et see on nagu see driving force seal. Ja nagu ma mainisin sissetulekud, siis tulevad peamiselt 3 allikast. Need on annetused, nii ühekordsed kui püsiannetajad, projektitaotlused ja siis heategevusmeenete müük. Kõige rohkem me tegelemegi just sellega, et ehitada üles jätkusuutlik ja tugev püsiannetajate baas. Meil on praegu alla 700 püsiannetaja, midagi sellist. Ja see tähendabki just tööd sellega, et inimesel tekiks pikaajaline usaldus. Et see ei ole mitte see, et ma ühekordselt panen 10 eurot teele, on ju, vaid ma usaldangi sellele organisatsioonile näiteks iga kuu 25 eurot. Ma tean, et nad teevad sellega parima võimaliku asja, mis on võimalik teha. Kuidas ma ütlen, meie see 2023 aasta eelarve on umbes 450 000 eurot, mis me siis peame katma samamoodi erinevate projektitaotluste, annetuskampaaniate, heategevusmeenete müügi, mille kõigega veel. Meil kohe tuleb blogisse eelmise aasta tulude ja kulude kokkuvõte, mis siis annab samamoodi täpsemalt ülevaate, kuidas sissetulekud jaotuvad. Kuidas ma ütlen, see küsimus oli, et kuidas läheb? Aasta-aastalt üha paremini on ju, aga tuli vahele koroona, see mõjutas inimesed. Nüüd me oleme majanduslanguses, jälle kaotame püsiannetajaid. Pole hullu. Meie ainus vastus on selle, peame ise tublimad olema, on ju, et saame tagasi nad. Ja fundraisingu tiim siis koosnebki praegu meie töötajatest ja lisaks on meil siis üks töötaja, kes töötab 0,4 koormusega, kes siis koordineeribki telefundraisingu tegevusi. Et need on siis annetus telefonikõned. Ja just. Ja nii see käib. Ei ole lihtne, aga hästi nagu me ei virise, me teeme tööd ja see toob tulemusi. Ja niimoodi on ju, miks näiteks oluline küsimus, mida ka tänase kõne mõttes adresseerida. Meie palgatase nähtamatutes loomades on, eks ju, me võtsime ja tõstsime selle Eesti keskmise palgatasemele. See ei ole MTÜ-des levinud. Küll aga see töö, mis me teeme, ei ole ka kergemate killast ja on ainult mõistlik, et me võtame kokku inimesed, kes, eks ju, saavad motiveerivat töötasu ja on nõus siis vahel keerulistematel perioodidel andma ennast seetõttu ka on ju võib-olla rohkem. Hiljem saab puhata, on ju, aja maha võtta, aga kogu see meie kõrge ambitsioonikuse tase, mis kõik veel peab olema normaalselt kompenseeritud. Me ei usu mingisse kolmanda sektori, ma ei tea, mingi alalehoidlikusse loogikasse, eks ju, nii et see on ka midagi, mille nimel me kindlasti kõvasti vaeva näeme, et väärilist töötasu pakkuda. Küsimus veel, et kas on valdavalt selline nagu eraisikute 10 ja 25 euro kaupa, nagu, see on ka süsteem ja hea, kui nagu niimoodi tuleb. Ma toetan ka erinevaid organisatsioone niimoodi, aga mõtlen nagu corporate, et 5 000, 10 000, 20 000, nagu nad arvestavad ka oma selle nii-öelda finantsaastase selle sisse eelarvesse ja see läheb, on ja pärast on kodulehel välja, et me toetame neid 3-4 MTÜ-d on ju näiteks või vähemaid on ju. Ja see on nagu saab pikas plaanis nagu arvestada, et need on meie partnerid on ju.
Valdav osa sellest 700, mis ma mainisin, on ühekordsed annetajad, kes siis 10, 20, 25 eurot kuus. Küll aga ongi meil eraldi tegevussuund, mis ongi suurannetajad ja seal on nii eraisikud kui siis ettevõtted, kes siis suuremate summadega toetavad. Ja see on meie uuem suund, millega me nüüd põhjalikult tööd teeme, sest see ei ole kindlasti lihtne, see eeldab väga palju tööd, et on ju pälvida see usaldus. Ja teine asi, mis me oleme ka näinud, et paljud soovitused, need firmad soovivad jääda anonüümseks. Nad ei taha seda tunnustust, tänu sinna, mida me nii lahkelt sooviks neile pakkuda ja nii edasi, aga tuleb arvestada siis suurtoetaja soovidega. Nii et see on ka meie oluline tegevussuund, üks eraldi fundraisingu tiim, et absoluutselt. See on mehitatud praegu? Ja. Aga meie plaan on, et 3 uuest töötajast, kes liituvad, kindlasti 1 või 2 saavad kutse sinna, kui neid vähegi see huvitab, on ju. Nagu ma ütlesin, kõik liituvad tiimiliikmed saavad ise valida, on ju, kui on mitu valikut, mis on minu tugevus, mis ühtib minu heade iseloomujoonte oskustega ja nii edasi, eks ju, et selles mõttes me ei pane ette paika, vaid me vaatame vastavalt inimesele, kes kuhu fundraisingu tiimi liitub. Väga head küsimused, aitäh sulle. Kuulge, meil aeg on lahkelt umbes 21 minutit siin õhtusel ajal üle läinud. Aitäh teile, et nii vapralt küsite, mõtlete kaasa ja olete hästi samal lainepikkusel. See on nii äge, hästi tore, et see on nagu, et me ise anname palju, on ju, ja siis kui tuleb palju head energiat vastu, see on kõige toredam asi üldse. Tervitused ka kõigile, kes vaatavad selle infotunni salvestust. Kui teil tekib veel küsimusi, mõtlete tänase kuuldu peale, kirjutage oma küsimused career@nähtamatudloomad.ee ja vastame teile siis meilitsi. Kutsun üles jagama veel seda infot oma sõpradega, kes võivad olla potentsiaalsed kandideerijad, sest niimoodi saame hoolitseda, et 3 kõige õigemat inimest on ju, saavad hakata täisajaga tegutsema loomade aitamise nimel. Kõik tööstusfarmides kannatavad sead, kanad ja teised loomad hullult väärivad seda. Nii et aitäh kõigile, kes täna kuulasid, mõtlesid kaasa ja andke veel märku, kui tekkis küsimusi, on ju. Suur tänu, toredad tervitused kõigile, olge tublid, näeme varsti jälle. Tšau!